lähme kutseandjate andmete vaatesse. Kõik see seadistamine enamasti käibki see kutseandja andmete vaates. Ja siis lähme otsa, meie nimi on sisestajad. Ja siin, nagu te näete, siin on juba mõned sisestajad lisatud, aga ma natukene kommenteeriks, kes see sisestaja tegelikult on. Et see on isik, kellel on antud õigus süsteemis sisestada taotlusi taotleja eest. Ja kes seda õigust annab, siis annab kutseandja kasutaja, ehk antud juhul minu kasutaja, kes ma olen siin sisse loginud. Ja mida see sisestaja süsteemi saab teha, siis kui tal on antud sisestaja roll, siis ta saab süsteemis alustada taotlusi taotleja eest ja siis, kui see taotlus on täidetud ja esitatud, siis ta saab seda taotlust ka vaadata. Ja see tähendab seda, et kuna tema on taotluse sisestaja, siis tema saabki selle taotlusega seotud teavitusi. Nüüd, kui taotlust alustab sisestaja, siis tegelikult taotleja, kui ta logib süsteemi sisse, tema näeb seda taotlust ka. Ja see tähendab seda, et tema saab seda taotlust endale võtta. Aga seda osa ma näitan ka siis, kui me vaatame, kuidas sisestaja sisestab taotlust. Nii, hetkel oleme sisestajate haldamise osas ja selleks, et ma saaks uut sisestajat siia panna, ma panen lisa uus sisestaja. Ja kõigepealt määran, et on aktiivne, kui ma soovin, et on aktiivseks ja panen sisestaja isikukoodi siia ja vajutan nupule otsi isikut ja tegelikult igal pool süsteemis, ma igaks juhuks mainin, et igal pool süsteemis, kui on isikukoodi väljad ja nupud, et otsi isikut, siis tegelikult seda isikut otsitakse rahvastikuregistrist. See tähendab seda, et ka jääb märge maha ka andmejälgise, et pärast see isik näeb, et teie olete tema andmeid küsinud. Nii. Nüüd, kui ma tahan, et see sisestaja oleks nii-öelda kutseandja enda kasutaja, näiteks kui teil on välismaalased näiteks ei saa sisse logida, siis te soovite ise nende eest taotlusi teha, siis võiks märkida, et on kutseandja esindaja, aga kui tegemist on kolmanda osapoolega ehk näiteks tööandjaga, nagu Anu siin kommenteeris, siis võib, tuleks valida, et on juriidiline isik. Ja siis juriidilise isiku korral peab sisestama äriregistri koodi ja siis küsida andmeid äriregistrist selleks, et meil need andmed oleksid korrektsed. Salvestame andmed ära. Ja nüüd minu lisatud kasutaja, nagu te näete, siin ta ilmus selles sisestajate tabelis. Siin on kenasti olemas aktiivne ja nüüd tema saab taotlusi teha. Nagu te näete, siin mul on rohkem tähendab sisestajad, kes on sama asutuse omad. See tähendab seda, et nad omavahel kolleegid ja nad näevad üksteise taotlusi ka. Ja nüüd ma login sisse oma sisestajaga ja näitan teile, mida ta näeb süsteemis ja mida ta saab seal teha. Nii, logime sisse. Ja ta ongi siit rolli valikus juba vaikimisi valitud roll, et on sisestaja. Selle rolli nime juba sees on see sisestaja. Siin ma näen, et on minu esindatav asutus ja sulgudes on kutseandja nimi, keda ma esindan, kelle partneriks ma olen. Nii, avalehel ma lähen samamoodi taotluste statistikat, mitu minu asutuse poolt on esitatud mis olekus taotlusi ja siin ma näen oma kolleegi, kes on neid taotlusi endale, taotlusi on sisestanud. Ja siin näiteks ma tahan näha oma taotlusi, mina olen taotlusi sisestanud, siis ma näen ainult seda taotlust. Nii, nüüd selleks, et ma saaks taotlust sisestada, lähen samamoodi taotlemiseks avatud kutsete nimekirja menüüst. Ja oluline on see, et siin nimekirjas ma näen ainult selle kutseandja avatud kutseid
keda ma esindan. Siin võõraid inimesi ei ole, ma ainult selle kutseandja taotlusi näen. Ja näiteks proovime niimoodi, et ma soovin samale taotlejale esitada, tähendab, kus ma eelmine kord näitasin, taotlejale esitada sama kutset. Ja taotlemiseks avatud kutsevaade on samamoodi, nagu te näete, mida me varem oleme näinud. Ainuke asi, mis erineb sellest eraisiku vaatest, on see, et siin ma saan ise määrata, kes on taotleja. Ja selleks ma panen isikukoodi, kindlasti peame isikukoodi teadma ja määramata taotlejaks. Ja siin, nagu te näete, minu taotleja saab ainult taotleda seda kutset. Seda kutset ta taotleda ei saa, sest ta on juba taotluse esitanud. Seda arvutab süsteem samamoodi. Ja siin te näete, et taastendamine ei ole lubatud ja ei ole lubatud sellepärast, et seda kutset minu poolt sisestatud taotlejale ei ole olemas. Või siis on, aga ta ei ole veel taastendamiseks sobib. Nii. Vajutan nupule taotlen ja kõik edasi on samamoodi nagu eraisiku taotluse esitamisel ehk taotluse täitmise puhul. Kõik samamoodi. Hetkel salvestan ja jätkan ja näitan teile veel ühte vaadet, mida teha siis, kui tegemist on isikutega, kes on välismaalased näiteks. Nii, näiteks võtan sama kutse. Ütlen, et ta on mul välismaalane ja siis ma pean sisestama isikukoodi. Näiteks panen mingi välismaalase isikukoodi, see on originaal isikukood. Kindlasti pean nime panema. Kindlasti pean määrama sünniaega. Ja siis vajutan nupule, valin riiki kindlasti. Näiteks ütlen, et on Läti kodanik ja siis määran ta taotlejaks. Ja siin samamoodi, kuna andmed süsteemis puuduvad, et tal on mingi kutse olemas, siis ma saan ainult taotleda. Ja ongi kõik. Nii lihtne see on. Ainuke asi on see, et sisestaja ainult saab taotlusi esitada ja saab näha oma poolt esitatud taotlusi või siis oma kolleegide poolt esitatud taotlusi. Teisi taotlusi, mida näeb näiteks kutseandja, keda ta siin esindab, teisi taotlusi ta ei näe ja menetleda ka ei saa. Näiteks, kui teie olete nii menetleja, kui soovite ka taotlusi sisestada taotlejate ees, siis te peate endale tegema sisestaja rolliga. Ehk kutseandja andmete vaates sisestajate tabelis lisama ennast sisestajaks.